täna on siis kaua üks suurem kadarit teha. Asjad on nagu näha pakitud kõik, mis kaasa. Söögid, unad, haugilõksud. Ja siis muidugi natuke tavalisi püügivahendid ka. Eks näis, kuidas täna näkkab. Vaja natuke auke ka teha. Jõudsin ainult 2 unna üles panna, kui juba laks käis. Paistab, et tõmbab ka. Esimene kala ikka jõle kiiresti. Kurat. Ei olnud otsas. No näe, kalasodi. Kuradi kiiresti panen selle sama särja. Käib küll. Kuradi kähku. Jamaid otsa ei muidugi jäänud. Eks näis vast võib uuesti. Kala liigub, need 2 unna jõudsin neid panna ja 3. hakkasin just panema. Uue paugu ka. Nii. 10 unna on nüüd sees. Nüüd ma panen 6 lõksu ka sisse. Ostsin uued lõksud siis, komplektid. Et nüüd on vähemalt nöör jookseb ära. Kui kala otsa tuleb, et siis ei ole nagu pingul kogu aeg. Kohe otsast peale. Eks näis. Nüüd on vähemalt tutt uued ja vedrud on korralikud. Et ei ole kulunud. Põhjas. Võtan põhjas natuke üles nüüd. Panen kinni. Nii. Püsib küll. Tokk läbi ja kala ootama. Pauk käis. Eks näis, kas kala otsa ka ei. Ei tiri küll midagi. Suured särjed otsas arvatavasti selle pärast. Ikka tõmbab nad tasakesi. Midagi näksab seal ikka, tunnen käega. Tirib. Opa, tõmba nalja. On mingi natsa alla kilo haug. Esimene kala olemas. Täna. Ei jõudnud ühte lõksugi vahepeal panna, kui jälle laatakas käis. Unnaga jälle. Eks vaatame, kas siia jääb midagi otsa. Seisab paigal kuidagi väga.
midagi on seal. Viistud tõmmata. Ja vist lasi lahti. Tõmbab küll ikka. Opa. Ka sama suur nagu eelmine. No, 2 kala olemas. Kassid rõõmsad saavad kala jälle. Lõpuks on 10 punna ja 6 lõksu sees ja nüüd saab lõpuks grillile ka tule otsa panna. Võttis 2 tundi aega enne, kui valmis kõik sai. Nüüd tuleb edasi nautida kalastust. Vahepeal tuli õnge otsa ka kus kala. Illus ahven tuli õnge otsa. Väga ilus ahven. Unnadest praegu ei näki midagi, siis sai vähemalt ahvenat õngega. Ootame järsku veel midagi siin. Lõpuks üle pika aja võitis jälle kala. Eks näis kas otsa ka midagi jääb. Tirib küll igatahes. Opa, see on raske. See on väga raske. Oi, see on raske. Opa! Ilus suur aug. Kas sinna mingi 4 kiloga juurde jääb vast? Või kuskil alla 4 kas või natuke. Esimene suur korralik. Vaata, mis huvitav siin on saba juures tal. Keegi on teda näksanud siin vahi. Suur salk sees saba juures. Mingi suurem võib-olla või ma ei tea, mis siin tal haiget teinud on. Vaata, mis see kaal siis näitab. 3,24 kilo. Need oli ikka üle 3 kilo. 4 ei olnud ikka. Ilus, võimas. Nüüd on vahepeal paras aeg natuke süüa ka teha. Ostsin siis põhjapõdra liha. Reenskaav on siin Rootsis selle nimi. Siuke hästi pehme, mida saab kergelt pannil praadida. Ja siis muidugi mats juurvilju ka. Igasugused mingi oriental on. Kõigepealt siis natuke põhjapõdra liha. Pannile väiksemateks tükkideks. Võib varem teha ennem ära. Kergem näpuga teha. Siis praad selle korralikult ära. Kui põhjapõdra liha juba natuke korralikult küpsend, siis lisan rohelist juurde, juurvilju natuke. Ja siis küpsetan nii kaua kui näeb hea välja, pruunistan.
päike tuli ka vahepeal välja, nii et lõi soojaks. Nende unnade jaoks hea ei ole, siis ta sulatab unnade ümbert lume ära, siis unnad võivad pikali kukkuda pika peana. No, nüüd peaks juba valmis olema küll taldrikule kõik. Ja siis küüslaugu hapukoort kõrvale. Siis muidu vajagi juua ka kõrvale ikka. Seekord on õlu kaasas. Selle õlepartiil lahti teed, siis tuleb kohe üle. No ei tulnudki seekord. Väga imelik. Head isu, siis mõnus päike kütab korralikult ja suurt üljeti pole ja sööb on väga hea. Kui Rootsi tulete, siis oska seda põhjapõlja liha, kui Eestis ei ole. Proovige ära, väga hea liha. Kuradi jääk. Jälle sama augu juures kala, kus see kolmene tuli just. Väga huvitav, et see on siuke huvitav auk, et kõigepealt tuli üks väike auk, siis tuli kolmene. Ja nüüd on vist mingi väike siin jälle. Tunnen, et näkkab. Oi kurat, minema sai, täpselt ääres oli. Täpselt ääre juures oli. Sai lahti. Liiga vara tõmbasin, oleks pidanud natuke laskma süüa talle seda ahvenat. Oleks näis, võib-olla toob uuesti otsa. Kui läheb õnneks. Järve olud on küll praegu jamad. Lume ajal on sitaks vett ja niimoodi on jama püüda, ma ei saa lõksa ka ööseks niimoodi jätta. Seepärast, et kui suurem kala tuleb, siis ta võib selle roika alla tõmmata, mul ei ole see roigas nii pikk. Paistab, et augi lõksude küljes ei ole mitte midagi praegu veel. Ei ole jah. Pauk, pauk, pauk. Näis, kas midagi otsa ka jääb. Midagi vist oleks otsas küll. Ma ei hakka tõmbama praegu veel, lasen tal süüa. Rahus. Nii, nüüd hakkab tõmbama. Läheb. Tasakesi jõnksutab. Jõnks jälle. Tõmmata seekord. Ah, ilus.
no see on kilone umbes. Kala käes. Noh, see on jah umbes kilo. Mis on siis 4 haug. Või siis on 2 või 1 haaven. Ma selle uuesti otsa selle säri. Käib küll veel. Põhjas tõstame üles natuke. Ootame uut kala. Näed, päike on juba oma töö teinud, et see lugiseb juba siin. Teised on nagunii samasugused. Ühe kalaga valmis ja uus latakas käis juba. Siin sai vist kala kätte, ma ei tea, kuidagi tühjana tundub. Kala on kõik otsas veel. Tagasi sisse lasta. Tuleb vast uuesti otsa. Käsiõngega tuli vahepeal korralik kahven, näed. Osa raisk. Väga ilus. Ei oodanud küll, aga näed. Mõnusalt suur ahven. Näis, mis veel tuleb täna. Opa, midagi suurt on jälle õnge otsas. Korralik. Augu raisk. Ohoh, käsi õngega augi kätte. Otsuga. Mingi poolekilone vast on. Kurat lõuad lahti. No jah, näed, tuleb augi kah käsi õngega. Väikse kirplandi otsa. Paukeis, aga nööri ei jookse. Tea, mis siin siis on. Vaatsa, et tõmbas lihtsalt lahti selle. Ei tule midagi. Tuli uuesti otsa. Sama kohta. Ma vist tegi sama jama. Sama jama jah, tõmbas lihtsalt lahti. Kolmas kord siin selle juures. Kui tirisin, ma arvan, et on ahven siin all. Ma proovin siis käsi õngega. Tõmbas lihtsalt lahti ja proovin käsi õngega siis alla panna, vaatan, kas saan ahvena kätte. Ei ole nii suur särg, et ahven seda ei võtaks. Särg on täitsa terve. Kohe vaatame, kas on ahven või ei ole. Siis ta võtaks seda küll kirplanti. Nii tuleb ikka särg alla lasta. Tänaseks siis kõik läbi. Ühe ahvena veel sain käsi õngega, aga muidu kella 1 tuli põhimõtteliselt haud vaikus, mitte ühtegi kala ei tulnud. Eks näis, kui ma järgmine kord kalale lähen. Niipea ei saa augi lõksa panna, igal pool on märg
jää peal.